küsi enam, kas see müüb. Ma küsin, kas see teeb kahju, sest kui sõna lõhub rohkem, kui ta selgitab, siis on piir ületatud. Ma nägin, kuidas uurimine asendati oletusega, kuidas küsimus asendati süüdistusega, kuidas pealkiri astus kohtusaali enne tõendeid. Aga õigus ei sünni mürast, õigus sünnib korrast. Ja kord vajab piire, kui meedia hakkab mängima uurijad, kohtunikku ja karistajat ühes kehas, siis võim paisub ja paisunud võim kaotab mõõdutunde. See ei ole enam vaba sõna, see on vastutamatu sõna. Sõna, mis ei kanna tagajärgi. Psühholoogiliselt on see nüristav. Inimese mõistus harjub süüdistusega enne fakti, süda harjub põlgusega enne kaastunnet ja ühiskond harjub kiirusega enne tõde. Holistiliselt on see lagundav, sest tervik vajab eristust. Kes uurib, see uurib, kes mõistab kohut, see mõistab kohut, kes teavitab, kui rollid segunevad, siis tervik laguneb. Ma ei süüdista ja kirjaniku inimesena ma küsin vastutust süsteemilt, mis lubab eetikal kaduda. Kui inimene häbistatakse enne tõendeid, siis maine hävib ja isegi kui tõde hiljem selgub, siis kahju ei pöördu tagasi. See on jõud, millel peavad olema seaduslikud piirid, mitte kättemaksuks, vaid kaitseks. Sest kui sõna võib karistada ilma protsessita, siis ei ole keegi turvaline. Täna tema, homme sina. Ma küsin, kes vastutab, kui meedia eksib, kes parandab, kui vale levib, kes kannab tagajärge, kui inimese elu on rikutud. Õigusriik ei ole ainult süüdlaste karistamine, õigusriik on ka võimu ohjamine. Kui ajakirjandus võtab endale liiga suure rolli, siis ei ole lahendus vaikus. Lahendus on selged reeglid, reeglid, mis ütlevad, enne tõendeid ei ole süüd. Reeglid, mis ütlevad, inimese keha välimus ja häbi ei ole uudis. Reeglid, mis ütlevad, oletus ei ole fakt. See ei ole tsensuur, see on professionaalsus. See ei ole surve, see on vastutus. Riik ei nõrgene, kui võim on piiratud. Riik tugevneb, sest inimesed usaldavad süsteemi, mis ei kirusta hävitama. Kui me lubame meedial karistada sõnaga, siis õpetame rahvale, et karistamine on meelelahutus ja see on ohtlik. Ma tahan riiki, kus ajakirjandus on tugev, aga mitte hoolimatu. Terav, aga mitte julm, vabav, aga mitte vastutuseta. Seadus ei pea vaigistama sõna. Seadus peab kaitsma inimest, kui piirid on paigas, siis ei ole vaja vihaseid nõudmisi. Süsteem teeb oma töö ja kui süsteem ei tee, siis me ei ela õigusriigis, vaid meelaheidis. Ma ei hüüa karistust, ma hüüan korda ardi, kus mene jõudma. Korda, kus simet elab midagi teegi, sest ennast ei või hirmu. See ei elu vastutusete, vastutus sillob veanta paran läbi. Mister Koahelu neil on vastutuse, rikkugu vastutus, sillob veanta parallev. See lood nüüd Eesti palet pidu. See ei ole tsensuur, see on professionaalsus. See ei ole surve, see on vastutus. Riik ei nõrgene, kui võim on piiratud. Riik tugevneb, sest inimesed usaldavad süsteemi, mis ei kirusta hävitama. Kui me lubame meedial karistada sõnaga, siis õpetame rahvale, et karistamine on meelelahutus. Ja see on ohtlik. Ma tahan riiki, kus ajakirjandus on tugev, aga mitte hoolimatu. Terav, aga mitte julm, vaba, aga mitte vastutuseta. Seadus ei pea vaigistama sõna, seadus peab kaitsma inimest. Kui piirid on paigas, siis ei ole vaja vihaseid nõudmisi. Süsteem teeb oma töö. Ja kui süsteem ei tee, siis me ei ela õigusriigis, vaid mürariigis. Ma ei hüüa karistus, ma hüüan korda. Tõeva karistus ei oote.